Tänane päev paljudes kirikutes ja palvemajades üle maailma on saanud sellise loosungi, mis on võetud siis Markuse evangeeliumi 6. peatüki salmidest 7-13. Eelmisel pühapäeval oli meil paljudes kohtades juttu sellest, kuidas Jeesust ei võetud vastu tema kodukohas ja Markus on pannud selle kirjakoha kohe järgmiseks ja ta on pealkirjastatud meil nii: Jeesus annab apostlitele ülesandeid. Ma loen Markuse 6, 7-13. Ja ta kutsus need 12 enda juurde ja hakkas neid läkitama kahekaupa ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle. Ja ta käskis neid, et nad ei võtaks teele kaasa midagi peale saua, ei leiba ega pauna ega vaskraha vöö vahele. Sandaalid olgu seotud jalga, kuid ärge pange 2 särki selga. Ja ta ütles neile: kuhu majja te iganes astute, sinna jääge, kuni te sealt paigast lahkute. Ja kui mõni koht ei peaks teid vastu võtma ega teid kuulama, siis minge sealt minema ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt neile tunnistuseks. Nii nad läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt, ja ajasid välja palju kurje vaime ja võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. Aamen. Pealtnäha pole ju selles kirjakohas mitte väga palju öeldud kõigi meie jaoks, aga see ei ole nii. Esimene küsimus on alati, et millisesse konteksti või millisesse aega või millisesse sõnumisse see sõnum siis paigutuks üldisemalt. Ja nagu öeldud, Markuse evangeeliumis on ta kohe seejärel, kui Jeesus oli tema kodukohast, mitte minema aetud, aga ütleme siis mitte vastu võetud, kuid teistes evangeeliumites, kus sellest veel juttu on, ei ole see üldse sama koha peal. Näiteks Luuka evangeeliumis on tema kodukoha ehk Natsareti külastamine Jeesusel kohe üsna esimene asi, kui ta kuulutama hakkas. Aga siin Markuse evangeeliumis siis on see kuskil keskel. Matteuse evangeeliumis, kus sellest läkitamissõnumist tuuakse veel palju laiem pilt, on ta hoopis enne tema kodukoha külastamist. Nii et tegelikult on see ilmselt ka tähtsusetu, mis ajal ta täpselt seda kohta külastas ja millal ta siis oma apostlid lähetas, on põhiline nüüd meie jaoks. Kui Jeesus oli teinud imetegusid, oli parandanud, tervendanud, jutustanud igal pool, jutlustanud kogudustes, siis levis ju ümberringi juba kuuldus, et see on üks imeline mees, kes seal liigub. Kui palju nad rääkisid sellest, et ta nimetab ennast Jumala pojaks, ma ei tea, sellel ajal veel Galileas. Hiljem, kui ta jõudis Jeruusalemma, oli see üks põhiteema juba. Aga seal oli Jeesusel ümberringi selline mägine maa. Ja seal keskel nüüd see Arbeli mägi, võtta ainult Rebecca ei näe vist, teised kõik näevad. See on siis selle Galilea järve ümbruses kõige kõrgem tipp. See, mis seal taga paistab, on Galilea järv, see, mis seal Galilea järve taga paistab, on teine kallas. Ja kes on lugenud evangeeliumi hiljuti, mäletab ju kindlasti, et kõik see sündmustik, mis ajas nüüd Jeesus lähetas oma jüngrid, on ju tegelikult see, kui ta käib seal Galilea järvel kord ühel kaldal, kord teisel kaldal. Ja see on nüüd kord, kui ta tuleb oma jüngritega, oma väljavalitutega, tuleb tagasi sellele kaldale. Muideks seal lähedal Magdala linn, kust on Maarja Magdalena pärit. Ja ronib sellele mäele, mis evangeeliumites on jäänud nimetamata.
Ja miks on ta jäänud nimetamata, sellel on kindlasti omad põhjused. Seepärast on loomulikult tublid teoloogid tahtnud seda siduda mingite kuulsate mägedega, küll Hermoniga, küll Taabori mäega, aga ega mingit alust sellel ei ole ja kui on ikka tegemist suure püha mäega, siis seda nime ju nimetatakse, aga sellisel mäel võib küll olla mitte nime, lihtsalt kõrge mägi. Ja nii ta ilmselt ka on. Aga nüüd siis see sõnum ise. Jeesus on välja valinud 12 apostlit ja Mattuse evangeeliumis teatakse, et sama sõnumiga läkitas ta kohe seejärel veel 70. Ja siis nad tulid tagasi, aga kus nad käisid? See on väga sarnane maa sellele, kus elame meie. See oli küll Iisrael, aga ta ei olnud see maa, kus juudid oleks ülekaalus olnud. See oli see põhjaosa kõik, Galilea seal. Seal lähedal oli Samaaria, eraldas neid Jeruusalemmast. Iga kord, kui nad läksid oma kõige pühamasse linna, pidid nad läbima Samaaria, kus ei elanud ju mitte juudid. Me oleme küll ja küll lugenud neid lugusid, kuidas siis samaarialastega tuleks käituda, kuidas nendega ei tuleks käituda. Ja see Galilea oligi kaugel. Seal ei olnud sellist suurt templit, nagu oli Jeruusalemmas. Ja see, et nad üldse said teada, et kuukalendrit on väga raske lugeda, kui sul ei ole trükitud kalendrit, nagu meil Koguduste Liidul ja kõik iganes. Need kalendrid olid neil, käisid ju kuu järgi, sellepärast tuli ikka öösel täistaevast ka aeg-ajalt vaadata ja saada teada, millal uus kuu on alanud, kas ta on siis nagu juba täisoos või on alles algus. Ja need pühad ju nihkusid seal kogu aeg. Nende uus aasta jõudis ju lõpuks septembrini välja ja sinna pandi nüüd kinni, et saaks ikka ühel kindlal ajal ka uut aastat tähistada. Nii et see juudi kalender ei olnud sugugi väga lihtne asi ja sellepärast tuli jälgida öist täistaevast ja kuud. Ja nendel mägedel, mida ma just nimetasin, nii Hebroni mägi kui ka Taabor, mis oli veel kaugemal Lõuna-Galileas. Ja nendel mägedel süüdati ju tuled, kui olid suured pühad. Ja ma arvan ka sellel Arbeli mäel süüdati tuli, et anti edasi, et nüüd Jeruusalemmas toimub mingi nädala pärast või palju see teekond iganes aega võis võtta, jälle suured pidustused, suured pühad. Nii et need mäed olid juutidele tegelikult ka selliseks ühenduslüliks või ütleme teadete kohaks. Ja nüüd Jeesus võttis oma jüngrid ja läks sinna eraldudes ära ja hakkas neile siis rääkima. Ja mida ta rääkis? Seda me just kuulsime pühakirja vahendusel. Tuleb minna maailma ja jagada seda sõnumit, mida tema neile juba oli jaganud. Selleks valiti need inimesed, aga need olid täiesti teistsugused inimesed, kui saadikud tollal olid. Me kujutame ette tollal kas või Rooma võimukandjad või väiksed kohalikud kuningad seal. Nende saadikud nägid välja hoopis teistsugused. Nende saadikud olid väga uhketes riietes, väga uhke varustusega, et kõik tunneks seda võimu autoriteeti. Nad olid kindlasti, Roomal oli munder, siis kuningatel olid nad ka vägevad. Ja saadiku sellisest vägevast olekust pidi ju olema näha kõik tema läkitaja vägevus. Aga mis ütleb Jeesus? Minge lihtsalt. Teil ei tohi isegi 2 särki olla. Ja mis veel kõige olulisem, mida laiendab Matteuse evangeelium, te ei tohi ka sellel teel midagi hankida. Siin on öeldud, et ei tohi rahapauna olla, sellepärast et mitte raha koguda. Aga kujutage ette sellisel mägisel kõrbemaastikul seal, meie jaoks oleks see ikka täiesti enneolematu. Sa oled sõltuv võõrustajast alati. Sa ei saa jääda suvalises kohas põõsa alla ega pargipingi peale ööbima. Sa oled alati kellestki sõltuv, kas sind võetakse vastu, ehk mitte. Isegi juua ei saa niisama sealt kuskilt. Kõik on ümberringi väga karm, väga paljas. Ja seal ei ole veel selge, kes on see, kes ootab sinu sõnumit. Jeesuse väljenduses siis nagu
ta on siin põhjendanud, et ta saatis juutide juurde nad toona veel. Ja seda saab alles siis teada, kui sa lähed sinna majja sisse, räägid, kes sa oled ja sind kas võetakse vastu või ei võeta vastu. Väga lihtne, tundub. Aga nüüd veel üks asi. Kui kõikide suurte valitsejate saadikud oma uhketes rõivastes, võib-olla ka oma mingi kaaskonnaga, kindlasti mingil vägeval transpordivahendil, saabusid kuskile ja hakkasid levitama, siis see sõna kõlas ju nagu käsk. Valitseja või vägev on andnud teada seda, et, ja siis tuli, mida ta on teada andnud. Tihti pandi ka kuskile mingid teated üles, raiuti kividesse isegi. Aga siin on ainult lihtsad inimesed ja nad on kahekesi. Ja miks nad on kahekesi? Seda on ju küsinud meie äärmiselt teravapilgulised teoloogid ka algusest peale ja on alati endale rõõmsalt vastanud, et loomulikult selleks, et oleks tunnistaja. Mitte ainult selleks, et keegi hoiaks küünarnuki alt kinni, kuigi see on võib-olla inimlikult väga, väga vajalik kohati, kui sa lähed võõrasse kohta. Aga alati on juures tunnistaja. Suured valitsejad, neil polnud vaja saata oma saadikuid ja sinna juurde veel tunnistajat. Aga siin on tegemist hoopis teistsuguse sõnumiga. Nii et kõigepealt need inimesed, kes jutustavad evangeeliumist, peavad olema lihtsad, nagu meie. Nad peavad rääkima lihtsalt, nagu meie, ja neid peab olema mitu. Kindlasti on arusaadav, miks meid koosolekul peab alati olema, kes siin sõna jagavad, ju vähemalt 4. Mitte kunagi 1. Meil ei ole vana kirik, kus on üks hästi kullatud ja karratud inimene, kes seal keskel kõigi eest räägib. Meid peab olema mitu. Ja seetõttu me ju järgimegi seda, mida Jeesus on õpetanud, otsesõnu öelnud. Ja ma loen selle sama koha ette ka Markuse evangeeliumist, kus ta on veidi pikem, et oleks ikka sõna põhjalikult uuritud. Nii, Markuse 10:5. Jeesus läkitas välja need 12, käskides neid. Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna. Pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde ja minnes kuulutage, taevariik on lähedal. Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbised, ajage välja kurje vaime, muidu olete saanud, muidu andke. Ärge soetage kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele, ei pauna teel ega 2 särki ega jalatseid ega saua, sest töömees on oma elatist väärt. Aga kuhu linna või külasse te iganes sisse astute, uurige, kes seal on vääriline ja sinna jääge, kuni te sealt lahkute. Majja astudes aga tervitage seda. Kui see maja väärib, tulgu teie rahu tema peale. Kui ta aga ei vääri, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde. Ja kus iganes teid vastu ei võeta ega kuulata teie sõnu, sellest majast või linnast minge välja ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt. Aamen. Eks ole ta veidi teistsugune, kui oleme juba tänapäeval harjunud evangeeliumi jagamisega. Siin on ju selgesti öeldud, et kõigepealt tuleb uurida, kas see on väärt see koht, kus seda jagada. Kas need inimesed on väärt, et seda kuulda? Ja siis tuleb seda neile pakkuda. Kindlasti. Aga selle järgi nüüd on käitunud ka esimesed apostlid. Ja ma meenutan apostlite tegude 13. peatükist, kui Paulus ja Barnabas Pisidia Antiookias olid ja kuidas see asi siis apostlite ajal toimus. Nemad veel teadsid, nad ei olnud ise otse kuulnud, aga nad teadsid seda sõnumit. Ja ma loen. Paulus ja tema kaaslased purjetasid edasi Parfosest ja tulid Pergesse, Pamfüülia maale. Seal Johannes lahkus neist ja pöördus tagasi Jeruusalemma.
aga nemad läksid Pergest edasi ja jõudsid Psiidia poolsesse Antiookiasse. Hingamispäeval läksid nad sünagoogi ja istusid maha. Pärast seaduse ja prohvetite ettelugemist läkitasid sünagoogi vanemad neile sõna: mehed-vennad, kui teil on mõni julgustussõna rahva jaoks, siis öelge. Siis tõusis Paulus üles, viipas käega ja ütles: Iisraeli mehed ja teie, kes kardate Jumalat, kuulge. Ja seda kohta te võite edasi lugeda, aga sõnum on ju väga lihtne. Nad läksid sünagoogi, leidsid, et see on vääriline koht ja neile anti sõna. Ma küsin veel enne lõpupalvet ka kõigi käest, kes on siia tulnud, kas kaugemalt või lähemalt, kas teil on midagi teistele öelda? Olge selleks valmis siis. Aga nüüd seesama lugu Pauluse ja Barnabasega lõppes ju teisiti. Selles sünagoogis neid ei kuulatud. Nad raputasid tolmu oma sandaalidelt. Ja see oli väga rituaalne. Minul kahjuks ei ole praegu sandaale ja ma ei kavatsegi siin selles hoones seda tolmu raputama hakata. Aga see oli väga sümboolne selles mõttes, et ma ei võta kaasa isegi selle koha tolmu siit. Ja siis raputati demonstratiivselt oma sandaale, pandi need jalga ja mindi. Et see oli selline akt, mida nagu pidi märkama ja see oli nagu, ma arvan, et väga tugev märk omal ajal. Ja ma olen ka kohanud teoloogide küsimust näiteks selle kohta, et kui seda kohta siin nüüd lahatakse, seda kirja kohta, siis tuleb kergesti meelde, et aga Jeesus ju lahkus ka oma kodukohast, aga pühakirjas ei ole sõnagi sellest, et ta oleks seal demonstratiivselt oma sandaale raputanud. Ja siis on küsimus, miks või kas. Aga võib-olla ta ei teinudki seda, sest temal ei olnud vaja käituda nii, nagu meil on vaja, sest meie ei näe tulevikku ette. Meie ei näe ka tihti minevikust väga selgelt midagi. Aga tema teadis, et ühegi koha tolmu ilmselt tema sandaalidelt maha ei raputa, sest kord jõuab aeg, kui ka nemad pöörduvad. Aga oma jüngreid õpetas ta niimoodi, et need läheks ja siis selgelt väljendaks ka oma suhtumist. Ja nüüd siis sealsamas Pauluse ja Barnabase loos, seal Pisiidias, Antiookias, lõppes ju lugu niimoodi, et juudid ajasid nad sünagoogist välja, ei andnud neile sõna enam ja lõpuks pöördusid nad mittejuutide poole. Ja lugu lõpeb nii nagu ikka. Loen edasi siis apostlite tegudest, nüüd siis juba sellesama loo 48. salmi. Seda kuuldes rõõmustasid paganad ja ülistasid Issanda sõna ning said usklikuks nii palju, kui neid oli määratud igaveseks eluks. Ja Issanda sõna levis üle kogu maakonna. Aga juudid ässitasid kõrgemast seisusest jumalakartlikke naisi ja linnaülikuid, õhutades neid taga kiusama Paulust ja Barnabast. Nad kihutasid nad välja oma piirkonnast. Ja nüüd siis, nemad aga raputasid tolmu oma jalgadelt nende peale ja tulid Ikoonioni. Ja jüngrid said täis rõõmu ja püha vaimu. Aamen. Nii et seal on näha, et apostlid järgisid veel 100 aastaid kindlasti hiljem, kuidas Jeesus oli õpetanud. Aga tänaseks on kuidagi ähmaseks jäänud see evangeeliumi kuulutamise lugu just sellisel moel. Ja midagi pole teha. On öeldud ka ju seda, et kirik on selline, nagu ta peab olema. Teised teevad uue kiriku ja ütlevad jälle, et kirik on selline, nagu nemad arvavad, et see peab olema. Siis tulevad kolmandad, ütlevad, me teeme hoopis sellise Jumala sõna kuulutamise koha. Ja ma ei saa aru, miks ei pöörduta jälle evangeeliumi poole ja miks ei vaadata ikka sellele, mida Jeesus omal ajal on väga selgelt õpetanud. Sest ma kujutan ette, et ka tänapäeval oleks paljud mured olemata, kui oleks järgitud sellist
evangeeliumi kuulutamise viisi. Ma siiralt arvan nii. Aga vanades kirikutes on väga raske loobuda suurtest uhketest hoonetest, kõrgete tornidega, kaunilt ehitatud, parimate arhitektide ja parimate kujundajate poolt tehtud. Nad on tehtud ülistuseks Jumalale. Kõik on arusaadav. Aga kas sealt antav sõnum, mis tuleb uhketest rüüdest, paljuhäälditest, uhketest kantslitest, kas see on see, mida Jeesus on lootnud? Võib-olla jääb see kaugeks. Võib-olla on selles suur kirikute jaotumise, inimeste ilmalikustamise, kõik see põhjus on äkki seal. Mina ei tea seda, aga ma kahtlustan, et mingi osa on selles. Ja näiteks üks kadunud presbyteriaani vend, kes omal ajal oli Ameerikas ülimalt kuulus ja aastatel 1981–1994 oli ta isegi USA senati kaplan. See on see, kes juhatab kohe alguses senati istungi sisse ja nagu meilgi Riigikogus on praktiseeritud aeg-ajalt. Tema nimi oli Richard Halverson ja tema on öelnud väga mõtlema paneva asja. Minu jaoks väga mõtlema paneva, aga ma jagan teiega, võib-olla on see ka teie jaoks huvitav, sest püüdke ise öelda 5 lausega kogu kiriku ajalugu. 5 lausega. Ja tema seadis omal selle eesmärgi ja millised on need laused. Esiteks, kristlus algas Palestiinas nagu nende inimeste liikumine, kes järgisid Jeesust. Õige. Mitte midagi ei ole selle vastu öelda. Teine, siis, kuidas öeldakse siis, liikus või paigutus või levis ta Kreekasse, kus sellest sai filosoofia. Kah õige, sest eks me teame ju, need esimesed teoloogid olid ju filosoofidega, vaidlesid, võrdlesid ja tegelikult kas teoloogias ei ole mitte väga palju võetud ka filosoofiast üle. Ja see kõik on kreeklaste teene, sest Kreeka maailm oligi tollal see maailm, kuhu Jumala sõnaga levis ja kuhu ka apostlid läksid. Nende teed viisid ju Kreekasse. 3. lause. Kui see, ehk siis kristlus, jõudis Rooma, sai sellest institutsioon. Jälle väga raske vastu vaielda. Ta saigi institutsioon. Ülemaailmne kirik. Me teame kõik, kes on Peetruse maine järglane. Kõik teame, kuidas teda tuleb valida, kuidas valge suits kuskilt kabeli korstnast näitab, et ta on jälle valitud ja me teame kõike seda. Me teame, kuidas paavstid käivad, mida nad räägivad. Praegu on ju väga tore paavst ja käib ja räägib kõigi eest. Aga ikkagi see on institutsioon. Ja seal on väga lihtne ülesehitus, kõik pühakute ülejäänud pühadus, nagu nad, mitte otse nii ei väljenda, aga see kõik on kiriku oma ja seda kirik jagab. Patukustutuseks, põrgu tule leevenduseks, milleks kõigeks. Kirik jagab seda ja see on kõik nagu tema oma. See ei ole inimeste oma, see on institutsioon. Jälle õige. Ja nüüd tuleb siis 4. lause. Kui kirik või kristlus levis Euroopasse, üldisemalt ilmselt on siin mõeldud, sai sellest kultuur. Ja tõepoolest, vaatad ringi, kõik räägivad, meie kultuuri osa on kristlus. Kristlus on osa meie kultuurist. See on meie kultuur. Aga mis on kultuur? Kultuur on ju elukorraldus. Väga kena, kui kristlus oleks osa meie kultuurist. Et me hommikul tõuseme ja teeme hommikupalve ja söögipalved kõik, aga vaadake ringi, palju neid ikka on. Ma ei tea, mis osa ta siis kultuurist on, aga võib-olla kultuur on ta alla neelanud. Nii et igal juhul ka 4. lausega ei saa, mitte midagi ei saa vastu öelda selle tublile vennale, kes niimoodi on kõike lühidalt kokku võtnud. Ja nüüd tuleb see, milleks ta seda kõike ütles.
ta ütles viimaseks 5. lauseks sellise lause, et lõpuks, kui kristlus jõudis Ameerikasse, ta ütleb küll Ühendriikidesse, United States, sai sellest äri. Ja nii ta on. Ma ei hakka ju ameeriklastega ometi vaidlema. Kas teie julgete ameeriklastega vaielda sellel teemal? Sest mis seal salata, see on rängalt kindlasti öeldud ja ainult äri seal kindlasti ei ole. Eks Jumala sõnum jõuab läbi igast paksust kõntsast, igalt poolt jõuab ta läbi. Aga Ameerikas on ju selline asi, et kui sa seal oled kas või vabakoguduse pastor, sa pead käituma vastavalt väärikates riietes, sõitma väärika autoga, sul peab olema väärikas koguduse hoone, aga need ei ole enam ju Jeesuse poolt õpetatud tunnused. Need on ju midagi muud. Ja see on seesama majandus, turundus, mis kõik on õpetanud. Kui inimene tuleb ja pakub sulle mingit toodet, siis ta peab olema selline, et sa tahad olla samasugune. Aga see on äri juba. Ja me teame, et kirikud elavad kohati hästi, kohati väga hästi, aga meid see tegelikult ju lõppkokkuvõttes ka väga sügavalt ei huvita. Aga need 5 lauset, mida siis Richard Christian Halverson on öelnud, on minu meelest väga kõnekad selles tänase kirjakoha kontekstis. Jeesus õpetas ühtemoodi evangeeliumi jagamist. Ja meie oleme teinud sellest juba natuke teise variandi. Kunagi ei ole hilja pöörduda lähtete juurde tagasi ja ma arvan, see ongi üks põhjus, miks me kogu aeg peame pühakirja ikkagi põhjalikult uurima ja saama teada, mida meilt tegelikult on oodatud ja mis on meie lunastuse tegelik tee. Ja selles kontekstis siis ma meenutan ka Pauluse esimest kirja korintlastele, mis oli ka siin koosoleku alguses, uduselt siin tahvli peal. Nõnda on Issand ka korraldanud, et evangeeliumi kuulutajad võivad elada evangeeliumist. Aamen. Tegelikult Issand on andnud oma kinnituse ja Paulus on seda võimendanud, et ei maksa muretseda selle pärast, ei maksa koguda nendel, kes kuulutavad Issanda sõna, suuri vägevaid varustust, suurt, kõike sellist varu, et Issanda sõna kuulutamisest piisab. Ja meenutan ka Vanatestamendi lugu prohvet Aamose raamatust, kui tema oli saanud, ma mõtlen just, et tema ehk prohvet Aamos oli saanud sõnumi, oli saanud ilmutuse, läks jagama seda, oma prohvetikuulutust tegema ja siis tuli Amasja, Peeteli preester ja hakkas teda noomima. Ja nüüd siis Aamose raamatus siis 7.12. Ja Amasja ütles Aamosele, sina nägija, mine põgene Juudamaale, söö seal leiba ja ennusta seal, aga Peetelis ei tohi sa enam ennustada, sest see on kuninga pühamu ja kuningriigi tempel. Siis Aamos vastas ja ütles Amasjale, mina ei ole prohvet ega prohveti jünger, vaid olen karjane ja metsviigipuude vääristaja, aga Issand võttis mind karja järelt ja ütles mulle, mine ennusta mu rahvale Iisraelile. Ja ma ei taha edasi lugeda seda hirmsat ennustust, mida ta siis sellele preester Amasjale ja tema perekonnale seal kohe ka ütles, mis ka teoks sai, siis kui algas Paabeli vangipõli. Aga siin on see põhiline konflikt. Tuleb preester, suur ja uhke, vägevas rüüs ja ütleb, sina, Jumala mees, võid ju olla, aga siin sina kuulutada ei või. Ja see on ju konflikt. Ja see konflikt on lahenenud täpselt niimoodi, et sellest preestrist me ei tea muidu, kui võime talle lihtsalt kaasa tunda, aga prohvet tegi oma tegusid ikka edasi. Ja ma arvan, et selle prohveti õpetus
me oleme ju mingi ettekujutuse saanud ka nendest prohvetitest, kes on Vana-testamendi aegadel olnud, kes on siin ka evangeeliumite kuulutamise aegadel ringi käinud. Nad ei ole ju kunagi mingid väga uhked olnud. Alati on, keda on seal kirjeldatud, on ta ikka viletsates riietes või pika habemega seal või sellised lihtsad on nad ju tegelikult olnud. Nad ei ole kunagi tulnud suure mürinaga, vägevate džiipidega kuskile kohale, löönud uksed valla, pannud valjuhääldid üles, tantsubänd taha ja hakanud kuulutama. See ei ole ju nii käinud. Ja see ei tohiks ka praegu enam nii käia. Aga mis seal salata, olen näinud ka selliseid kuulutusi. Ja nüüd siis vahelduseks veel psalm, mis on samuti tänase kirjakohana kõikides kalendrit järgivates kirikutes üles tõstetud, siis psalm 85. Ja nüüd on siis sellele, kes nüüd kuulab. Ma tahan kuulda, mis Jumal issand räägib, sest tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole. Tõepoolest, tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, et meie maal au elaks. Heldus ja tõde saavad teineteisega kokku. Õigus ja rahu annavad teineteisele suud. Ustavus võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast. Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse. Õigus käib tema eel ja järgib tema samme. Aamen. Sellised sõnumid on ilmselt kõigile arusaadavad. Siin ei ole öeldud, mis sa pead tegema täna, mis sa pead tegema homme, mis sa pead tegema 15 minuti või 15 päeva pärast. Sa ela nii, nagu sa tunned, et issand on kutsunud sind sellele elule. Tee seda, mida sa tunned, et issand on kutsunud sind sellele elule tegema. Seal ei ole väga palju vaja nuputada. Seal on vaja palvetada ja uskuda. Nii tulevad kõige lihtsamad lahendused. Ma olen ise pidanud väga keerulisi konstruktsioone välja mõtlema mõnede asjade tõestuseks. Ma tean neid loogilisi käike, ma tean kõike seda. Aga ma tean ka seda, et lihtne tõde tuleb väga lihtsalt. Ja lihtne tõde tuleb sealt, kus sa ei oota seda. Sa pead andma endas lihtsalt rahulikult aega ja issand õpetab sind. Ja kui sa näed inimest, kes tuleb sinu juurde rääkima õiget sõnumit, sa pead selle ära tundma, siis võta ta vastu. Ja kui sul on endal öelda mingi sõnum inimesele, mine külla ja kui ta võtab sind vastu, siis räägi talle. Nii lihtne see õpetus ju ongi. Ja kui sa kuuled kuskil väga hästi ettevalmistatud, väga hästi psühholoogiliselt läbimõeldud, väga hästi turundusreeglite järgi kujundatud sõnumit, siis mõtle ka sellele, et kas see tuleb puhtast südamest. Mõtle ka sellele, kas võib-olla see vorm on lihtsalt selline imelik, aga võib-olla see sõnum ongi õige. Sa pead ka selle ära tundma. Ja tule ikka, istu lihtsates pinkides, tule ikka, kuula lihtsaid õdesid ja vendi, tule ikka lihtsalt, laula oma laulu ja Jumal armastab sind. Nii, aga see kirjakoht loomulikult võiks kõneleda veel palju ja kindlasti on inimesi, kes suudaks rääkida veel rohkem seda, aga ma tean ka seda, et need inimesed, kes on siin maailmas väga vägevad, kes on olnud läbi ajaloo väga vägevad, need inimesed on tegelikult arad ja õnnetud. Paar nädalat tagasi ma käisin Poolas ja me käisime lastega ühes kohas, mis tegelikult tekitas paljusid mõtteid. Miks ma ei taha enam neid suurte vägevate saadikuid kuulata?
Me käisime sellises kohas, mida teise maailmasõja ajal tunti kui hundikoobas, sest Adolf Hitleri nimeks oli, või koodnimeks oli hunt, Wolf. Et see oli tema sihuke salakoodnimi. Ja see hundikoobas oli see, kus see mees, kes pidas ennast maailma kõige võimsamaks inimeseks, nagu praegu ma olen kuulnud Ameerika presidendi kohta nii arvatavat, redutas alates 1941. aastast kuni 1944. aastani ja pärast lasi selle kõik õhku lasta. Ta pidi ka sealt põgenema. See inimene mõtles ju, et kogu maailm on tema käes. Ta oli läinud läände, läinud läbi neutraalsete riikide, vallutanud seal suured vägevad riigid. Prantsusmaa pidas ennast väga vägevaks, Belgia ka, kuigi ta oli väike. Ja ta oli vallutanud suured vägevad riigid, aga ta ei julgenud elada oma pealinnas. Ta ei julgenud käia seal tänavatelgi. Ta näitas haruharva seal ennast paraadidel, kuskil kaugelt kõrgelt. Ta elas Preisimaa metsas, puude all, kus ei olnud teid, kus olid suured betoonist punkrid, sest ta kartis, et keegi viskab talle pommi kaela. Seal on üks väike mälestusmärk inimesele, kes mõtleski, et laseb pommiga õhku, aga see pomm oli liiga nõrk. Ja samamoodi ju elasid ka Stalin, kes elas kuskil maa all. Ja nii nagu Hitlergi näiteks, seal väga vähesed inimesed, isegi tema armastatud Eva Braun ei käinud seal mitte kordagi. Seal oli väga limiteeritud seltskond, kes seal üldse käia sai. Ja nii ka kõikides nendes punkrites, mäletate kindlasti, kuidas Ameerika president käis Tallinnas. Ja kõige suurem saavutus meie riigi jaoks oli see, et mitte midagi ei juhtunud. Kõik rabelesid selle nimel, et mitte midagi ei juhtuks. Kõik turvasid seda inimest, kes arvas, et ta on, arvab siiamaani, et ta on üks võimsamaid maailmas. See ei anna mitte midagi, see võimsus ju. Mis sõnum on neile anda meile? Aga Jeesus räägib hoopis teistmoodi. Ta ei rõhuta oma võimule, ta ei rõhuta oma äravalitusele. Ta saadab lihtsad inimesed, lihtsate inimeste keskele, ütleb väga lihtsalt. Kui nad võtavad teie sõnumi vastu, siis nad võtavad. Kui ei võta, minge minema. Ärge hakake neid veenma, ärge hakake neid üle pingutama, seal anuma, paluma. Sõnum on selge. Sa kas võtad selle vastu või sa ei võta. Ja siin me oleme need, kes on võtnud. Aga ümberringi käivad paljud inimesed, kes ei ole võtnud. See on nende valik. Me ei saa ka neid selle eest hukka mõista. Nad on juba ise oma tee valinud. Ja seepärast on ka see sõnumi kuulutamisel peab olema ikkagi väärikas ja ettevaatlik. Seal ei tohi olla rahalõhna, seal ei tohi olla igasugust trikitamist, sest siis ei jõua see sõnum kohale. Kui seal on rahalõhn, tulevad paljud selle peale, kui seal on abipakilõhn, tulevad nad selle peale, kui seal on mingisugune tunnustuse lõhn, tulevad nad selle peale, aga see ei ole Jeesuse sõnum. See ei ole tema kutse. Nii et siis, et oleks ikka asi kindel, loeme täna siis veel ette tänase põhilise evangeeliumi koha ja siis mõtleme. Nii et jälle siis Markuse 6:7-13 ja nüüd võiks see mõte avaneda natuke teistmoodi. Ja ta kutsus need 12 enda juurde ja hakkas neid läkitama kahekaupa ja andis neile meelevalla rövedate vaimude üle. Ja ta käskis neid, et nad ei võtaks teele kaasa midagi peale saua, ei leiba ega pauna ega vaskrahavöö vahele. Sandaalid olgu seotud jalga, kuid ärge pange 2 särki selga. Ja ta ütles neile, kuhu majja te iganes astute, sinna jääge, kuni te sealt paigast lahkute. Ja kui mõni koht ei peaks teid vastu võtma ega teid kuulama, siis minge sealt minema ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt neile tunnistuseks. Nii nad läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt. Ja ajasid välja palju kurja vaime ja võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. Aamen.